heipar alla kõik see diskirahvas, pole ammu näinud, ma tean. Seekord teeme midagi lühemat, sest et mul on pikalt peast tiksunud see, et Cloudbreakerid on väga palju maailmas ja mul on neid ka üksjagu palju. Mul ei ole küll esimest kahte kahjuks, mis maksavad kõige rohkem. Mul on küll Cloudbreaker 3 olemas, ma ei leidnud seda praegu kodunt üles. Ma tean, et see on stabiilne. Aga ma tahan panna võrdlusesse 5 erinevat Cloudbreakerit. Mul on siin viskamata Swirly S-Line, Eagle'i oma, siis paar korda mul mängus kasutatud Special Blend S-Line, Eagle'i oma, siis tol hetkel, kui see välja tuli, tundus see midagi enneolematut. Horizon plastik, kui neil välja tuli Golden Horizon, Eagle'i, Limit Run siis. Ja siis nüüd Canon Burri oma Color Glow C-Line Horizon ja kõige värskem hiljuti välja tulnud lihtsalt C-Line Horizon Cloudbreaker. Poole seda mitte kordagi käes hoidnud põhimõtteliselt ega visanud. Need paneme need kõik võrdlusesse, igant ühte viskan ühe korra siis eeskäega ja ühe korra tagant käega ja siis vaatame, mis saab. Nüüd, kui natuke soojaks tehtud, arvestades, et nädalaid pole korralikult mänginud, siis midagi äkki saab kätte. Alustame kõigepealt selle punase Special Blend S-Line Cloudbreakeriga. Ma proovin nad kõik flatilt välja panna, nii palju kui see mul ka õnnestub. See on ketas. Jah, seal oli rahvas. Aga hoiab ilusti oma joont, sirge, mõnusalt hõljuv, nii nagu ma seda mäletan, see oli üks hetk mu distantsikas käes. Swirly S-Line, Jermen Eagle'i oma. Vaatame, kuidas sellega läheb. Ketas! Nad kuidagi jäävad mulle kohe ette. See on lahjaks läinud, või palju lahjem kui need teised on, sest et see läks hästi õrnas annukas välja ja terve tee hoidis seda annukat ka veel. Vaatame, see Golden Horizon Cloudbreaker oli ka mul kotis mingi, et asendas mul seda punast Cloudbreakerit. Ma mäletan mäetaguse esimesel läksime sellega, nii kaugel ma muidugi ei viska, aga vaatame, mis see toob. No, väike annukas läks välja ja kõik riivad sinna paremale põõsasse praegu. Siuksed 110, 115 visked on praegu. Saaks ma need paremini käest välja. Saaks täis lennuvaimsed kätte ka. Siis on Color Glow Horizon C-Line Cloudbreaker, Canon Burri oma nüüd. Kui ma esimest paar korda seda viskasin ja kes TikTokis seda näinud on, siis ta on üllatavalt lahja, aga ilmselt tuul aitas tol hetkel kaasa. Vaatame, mis nüüd saab. Ei, sinna tuli vähem jõudu sisse, tundsin. Ja kohe lõpuni haiser, lühike vise, minu viga. Aga näidaski kohe ära, et nii kui jõudu sisse ei saa, nii on stabiilne. Aga nüüd Horizon C-Line Cloudbreaker. Ta ei ole kõige lahjem, mis ma netist olen näinud, aga ta ei pidanud ka kõige kangem olema. Käest ta tundub ikkagi võrdlemisi jäik, sest ikkagi C-Line, aga ta näeb ilus välja, eriti need ääred. Vaatame, esimene vise. Proovime nii flatilt välja panna, kui võimalik. Vando peale. Madal. Aga hoiab oma joont. Oi, oleks sellele kõrgust andnud. Tõesti, ta ei ole kõige kangem, kõige lahjem. Lähme korjame need ära, teeme eeskäega ka proovi. Alustame seekord siis niimoodi, et alustame nende Canoni omadega esimesena. Uus Horizon C-Line. Eeskäega ma ei ole üldse praegu kindel, mis siin toimub. Ma mingi hetk proovisin vahetada veidikene tehnikat, aga mulle tundub, et nii kui ma siia selle toon, siis kuidagi mul kaob ära see. Päris sükest silveri stiili ei ole, aga mulle meeldib pigem võib-olla hoida kompaktsemana. Vähemalt ta hetkel on paremini vist niimoodi toiminud. Vaatame selle esimese viskega. Ma proovin sinna vasakusse puude äärde visata flatilt enam-vähem ja anda talle siis feidimiseks aega. Ei, see küll sinna ei läinud, aga sirgelt hoiab ja lõpus tugev feid. Siuke mahlamütsi nõrk vise. Proovime teisega paremini. See on siis ka Canoni Cloudbreaker.
lähevad välja väga kehvasti käest praegu. Aga üsna identne sellise nõrga käe jaoks. Sirge ja lõpus tugev fade. Backari jaoks nüüd see Swirly S-Line oli alastabiilne. Veidi. Vaatame, mis see teeb. Vise oli juba palju parem. Ilusti hoiab. Distantsi mõttes mitte liiga palju, aga tundub, et tõesti on. Vise oli ka muidugi natuke parem, aga grammikene oli näha rohkem, et stabiilsust vähem. Golden Horizon. Proovime sama viske sisse saada. Oi, sinna läks väike aiser sisse ja praeguse fore puhul tampis kiiresti ära. Aga nüüd see Special Blend S-Line. Vaatame, mis see teeb. See on muruniiduk. Madal ja sinna ta vajus, aga nad hoidis sirgena. Ma toon need ära ja siis teeme paar testimised veel nendega. Nii, aga ESK testimiseks tegelikult on Haapsalu 500 hoopis palju parem. See on meil küll 88 meetrit ja par 3. Mando on ka, aga selleks, et sinna korvi alla jõuda, sa pead viskama ikkagi ümber puu või väga madalalt ja ideaalis sa tahab ikkagi vähemalt sotist viset saada. No mul ei ole seda sotti praegu millega pärast fores, aga siin saame vaadata natukene, kui ma viskan väikses aiseris või flatis välja, millise kettaga see kõik paremini välja tuleb. Vaat see on liiga kõrge selle raja jaoks. Ta jõuab sinna, jah, no ta on täpselt see ühe piiril. Selles mõttes, et mängu olukorras okei, putil oled, aga see ei ole päris see. Vähe jõudu oli eelmisel. See on juba parem, aga seal jäävad oksad ette kindlasti. Jep, see viimane oks, aga ei, see on C1, see on mingi 6-7 peal. Ta isegi natukene hästi õrnalt sai sükest pööret, turni nii-öelda keset flighti. See teine praegu oli siis Cannonburri esimene signatuur. Golden Horizon. Ai, see on stabiilne, seda on näha forega. Ja umbes täpselt identselt sama joon, mis esimesel viskel. Nüüd see Swirly S-Line, mis senise testimise põhjal võiks öelda, et on justkui kõige lahjem nendest ketastest. Vaatame. Oi, vorm oli palju parem, see on ise ilus ise, aga täpselt puudesse. Kõigest, jah, no ütleme, et see oleks korvi all olnud, aga siin ma räägingi, see lõpus on need oksad, sellel kõrgusel, mis ma praegu viskasin, kõik võetakse kinni. Üldiselt viskejoon, jõud, kõik oli perfektne minu jaoks, lihtsalt mitte selle jaoks, selle aja jaoks. Ja nüüd see uus, vaatame, äkki ma saan oma viskevormi ka lõpuks kätte, ma juba selle viskega tundsin, et võiks nagu peaaegu midagi olla. Oi, on muidugi. Ei lähe vasakult, aga kõrgus on ka kehv. Aga maandus umbes sinna, kus on Circle One Edge, kindlasti üks stabiilsemaid. Aga mis me järeldame siis nendest Cloudbreakeritest? No igal juhul minusuguse mahlamütsi keskpärase harrastaja jaoks on kõik sellised, nendega ma maksdistantsi nüüd ei saa. Discmania puhul võib-olla mingi DD1 oleks selline. Aga mulle ikkagi tundub, et see uus Cloudbreaker on võrdlemisi stabiilne, jääb samasse auku veidi selle Golden Horizon Cloudbreakeriga, kuigi taguriga on hoopis teine lugu. Nendest kõige lahjem igal juhul on see Swirly S-Line ja sellele järgneb kohe siis lihtsalt Special Blend S-Line. Ja siis mulle tundub Canoni Cloudbreaker. Sest ma nägin juba internetis, et need Canoni Cloudbreakerid, eriti need roosad tegelikult, mul on küll roosa ka olemas, aga seda ma meelega ei viska. Roosal on muidu päris hea glow, aga need on korralt glow'id kõik ja need on grammike lahjemad, kui võib-olla eeldati. Nii-öelda rahva Cloudbreaker võib öelda. Aga see uus, ma ütleks, et need, kes on harjunud eeskätt viskama ja on harrastajad ja ma tean, et on palju selliseid harrastajaid, kes teevad neid viskeid. Chopivad veidikene ja siis laseb sellele kettale lihtsalt tagasi tulla. Hops! Ja ketast teeb lihtsalt üks hetk. See läks kehvasti. Hops! Ja ma tean, et on väga palju, kes mängivad
eeskätt niimoodi. Nende jaoks kõige kindlam igal juhul on see uus, aga nagu te nägite, need kõik teevad seda ja lõpuks on see, mis sul käes mugavam on ja ka paljusid neist ei leia ka nii lihtsalt enam müügist, kui siis ainult oksjonitelt. Vot, mina tänan. Me näeme järgmises videos, kus on Linnamäe Open 2x25 korvi, kokku 50 korvi, siuke minimaraton. Näeme seal, aitäh vaatamast, kui meeldis, pane like, subscribe ja ole tubli. Tšau!